Tere päevast! Vaimse tervise nõuande nurgakene iseenda heaks. Mina olen Kaidili Välb ja täna tutvustan sulle siis ühte sellist lihtsat meetodit või praktikat, kuidas joondada ennast piisavusega, see, et mina olen piisav. Et väga paljudel inimestel on see tunne, et nad ei ole piisavad sellisena, nagu nad on. Ja siis tihtilugu nad ütlevad endale selle sisendus, et ma olen piisav, aga see sisendus või see lause ise ei pruugi tähendada eriti midagi. Ja seetõttu seda vaimselt või emotsionaalset seotust ei teki ja seetõttu ka sinu seisund või sinu piisavus sellest ei muutu. Mina teen sulle selle näidisharjutuse siin sellise nagu mina olen tunnetanud ja aru saanud, et mis võiks toetada. Kuid iga inimese jaoks on oluline, et ta leiab üles need oma laused, need oma õiged laused. Ja mina kasutan siin sellel energiajoondusel praegu 5 lauset. Ja ma seletan need laused lahti ka ja siis teeme selle energiajoonduse. Et tavaliselt me ei tunne ennast piisavatena siis, kui meil on kogu aeg kiire. Jooksen, hüppan, kargan ja teen ei tea mida. Ja üks selline väike lihtne võlulause minu meelest on see, et mul on aega. Mul on aega. Siis mõnikord võib juhtuda niimoodi, et meile tundub, et see, mida me teeme, et see ei ole piisav, et me peame kogu aeg tegema palju või me peame tegema rohkem. Me peame justkui arvestama nagu suurema hulgaga. Ja siis on üks selline lause, et praegu piisab sellest. Ja see lause nagu sobib ka nendele, kelle puhul või kes on märganud enda puhul sellist asja, et sa tahad kõike nagu väga täpselt teha või selline täiuslik olla. Kõiki asju saab teha täiuslikult, see ei ole eesmärk. Praegu piisab sellest. Ma olen need nõudmised ja tingimused kõik täitnud, milles me oleme kokku leppinud. Praegu piisab sellest. Jah, seda sama tööd või seda sama asja on võimalik edasi arendada. Absoluutselt. Aga praegu piisab sellest. Siis mõnikord on niimoodi, et meile tundub, et meil ei jätku seda aega või me peame nagu killustama ennast mitmete asjade vahel. Et see kõik, mis me teeme, meile tundub, et see on ka väga oluline ja ongi. Aga me lihtsalt ise tunneme siis, et me läheme seal katki. Minu kohalolu on piisav. Ma suudan kohal olla. Minu kohalolu on piisav. Siis me ei ole piisavad sageli siis, kui me kaotame ära oma rütmi, ennast arvestava, ennast säästva rütmi ja me kohandame ennast kõikide teiste teenistusse, kõikide teiste hüvanguks, kõikide teiste ma ei tea mida. Loomulikult meie elu koosnebki teiste teenimisest, aga me ei tohi ennast ära tappa seal juures. Ja üks selline maandav või kohale kutsuv lause on siis selline, ma hoian oma piiri ja rütmi. Ja mõnikord tundub see, et mida me teeme, sellel ei ole nagu, ma ei tea, see nagu ei lähe kellelegi korda või minu kohalolu on väärtuslik. Minu kohalolu on väärtuslik. Nii, et need on siis need 5 lauset. Ja nüüd see energiajoondus, mida me teeme, on sisuliselt, siis mida ta teeb? Ta rahustab ja harmoniseerib meie energia välja. Ta rahustab ja harmoniseerib meie enda sisemist närvisüsteemi, parasümpaatilist närvisüsteemi, see, mis paneb meid rahutult askeldama ja tegema kõiki asju. Et meie närvisüsteem saab stabiliseeritud ja maha rahustatud. Ja see on nüüd selline harjutus, et kui sul on selle väärtuslikkuse tundega või piisavuse tundega sügavam probleem, siis ma soovitan, et seda energiajoondust sa võid teha vähemalt 2 korda päevas või nii tihti kui soovid, aga ma siis soovitaks, et mitme nädala jooksul. Et su keha nagu harjub ära, et tegelikult me tekitame siin sellise kehas olemise tunde, nagu keha ankurdub, et su teadvus ankurdub su kehasse.
sinu tegelik olemus, see väärtuslik olemus ankurdub kehasse. Ja selleks, kui sa soovid, võid ka silmad sulgeda, aga piisab ka sellest, kui sa lihtsalt istud, võid ka pikali olla, aga kui sa istud, siis tunneta jalad aldu, mõlemad jalad allad on täistallaga põrandal ja tool või mis iganes iste on su tagumiku all, et tunneta ka seda. Ja tunneta oma keha keskmist kana, sa võid teha niimoodi, et tõstad õlad ülesse ja lased järsku alla. Üles, alla, et lõdvestad ära, et õlad lähevad alla, ring tuleb ette, et õlad muutuvad vabaks. Ja tunneta seda, kuidas sa hingad sisse ja välja. Ja sa võid panna ühe käega oma rinna peale, et sa hingad sisse, sa tunned, kuidas su ring tõuseb, kõht tõuseb ka tegelikult, kõik kõht ka täitub. Ja välja hingates vajub kõik välja. Ja siis ütleme häälega, ütle sina ka häälega. Mul on aega. Hoia ühte kätt kõhul ja teist rinnal. Mul on aega. Ja välja hingates tunne, kuidas su keha muutub, kõht muutub soojaks ja su keha muutub nagu mõnusalt raskemaks või vajub nagu allapoole. Minu kohalolu on piisav. Minu kohalolu on piisav. Ja tunneta välja hingates jälle seda vajumist ja vaata, kas su sees ütleb sisetunne selle kohta jah, on piisav. Kui ta ütleb, et ei ole, siis tee veel, hinga veel. Minu kohalolu on piisav ja välja hingates tunne, kuidas su keha ütleb jah. Ma hoian oma piiri ja rütmi. Hinga sisse seda piiri ja rütmi ja välja hingates tunneta seda soojust ja raskust, mis vajub tooli peale. Ja tunneta, kas su keha ütleb jah, et ma hoian seda piiri ja rütmi. Ja sa võid oma vaimusilmas korraks ka ette kujutada seda, et mida sa siis teed, kui sa seda piiri ja rütmi hoiad. Ja tunne, kuidas su keha lõdvestub. Praegu piisab sellest. Ükskõik, mida sa teed või mida sa taga ajad. Praegu piisab sellest ja hinga välja. Ja tunneta, kas piisab. Minule piisab. Mu kohalolu on väärtuslik. Minu kohalolu on väärtuslik. See, et ma siin praegu oma kehas ennast tunnen sellel toolil, see on väärtuslik. Ja hinga sisse ja välja. Ja välja hingates tunne, kuidas see väärtus su kehas laiali läheb. Ja tee seda seni, kuni sa tunned, et su keha ütleb jah. Mu kohalolu on väärtuslik. Aitäh sulle ja rõõmsate kohtumisteni.